Viimasel ajal on olnud populaarne uut sorti kaamerate leiutamine, sellepärast et ei kompaktkaamerad ega peegelkaamerad ei ole päris popp teema. Ja täna jõudis Fotopointi lattu sellealane katsetus Pentaxilt, mis kannab nime Pentax Q. Ja talle on seltsiks pandud 3 objektiivi, mille Pentax on nimetanud mänguasjadeks. Pentax Q on oma tüübilt hübriidkaamera või siis süsteemkaamera või siis, kui eriti ametlikult täpne olla, ilma peeglita vahetatavate objektiividega kaamera. Kes soovib, võib parema nime välja pakkuda. Kaamera on selline ja objektiiv on selline ja koos on nad sellised. Pentax on sellega täiesti oma rida läinud, kui mõned võivad arvata, et ta on teiste tootjate õuele kargama läinud, sest kui võrrelda nüüd Panasonicu G-seeriaga, siis on ilmselgelt näha, et tegemist on 2 hoopis erineva kaameraga. Mis mõte on vahetatavate objektiivi kaameraga, kui ei ole vahetatavaid objektiive? Pentax on välja lasknud 3 objektiivi, mille seeria nimetus on Toy ehk mänguasi. Ja mänguasi on ta sellepärast, et mis muud olla saab, kui ta on selline imetillukene ja maru kerge. Meil on siis 3 erinevat objektiivi, mis on manuaalfookusega, on kalasilm, telefoto ja lainurka objektiiv. Kaamerad on siiski pildi tegemiseks ja selleks, et pilti teha, peab kaamerasse sisse panema aku. Aku läheb Pentax Q'l sisse külje pealt, mis rõõmustab kindlasti neid, kes tahavad kaamerat statiivi veel kasutada. Ja täpselt sama käib mälukaardi kohta. Pentax Q toetab ka siis praegu veel mitte turul olevat XC kaarti, millega lubatakse praegusel hetkel lausa astronoomiliselt tunduvaid mälumahtusid. Vaatame seda masinat siis natuke lähemalt. Masin on selline mõnus pisikene, aga nuppe on tal selle kohta päris palju. Siin peal on tal põhiline režiimivalikute ratas, kus on siis muidugi kõik automaadis kuni manuaalini. Lisaks siis blur control ehk siis uduse tausta kontrollimine valikuratta abil, millega saab valida, kui udune see taust tuleb. Ja stseeni valik, millega saab siis valida kõikide erinevate võtterežiimide vahel. Peal on lisaks siis muidugi loomulikult päästik, selline mõnusalt pika vajutusega ja siis see väljalülituslupp. Keskel on välguking, kuhu saab panna Pentaxi välke või siis muid lisatorvikuid, mis tahavad kasutada välgupesa. Siin on nupp, millega saab pilte vaadata, mis tehtud on. Ja siin on siis nupp, millest välk üles hüppab. Siin, nagu öeldud, oli akupesa ja siia midagi rohkemat ei mahugi, sest kaamera on üsna väike. Siin on see müstiline ratas, millel on müstilised omadused. Ja siin ees loomulikult domineerib objektiiv. Objektiiv on Pentaxi uue Q-bajonetiga, kus siis mitte mingeid mehaanilisi liikumisi ei ole. Ja see standardobjektiiv on samuti metallist bajonetiga ja autofookusega. Taga on näha sensor, mis on kinnitatud stabilisaatorplokile. Ja sellega pole ka eespaneeli rohkem midagi. Objektiiv kusjuures on selline, millel võib autofookust käsitsi üle juhtida igal ajahetkel, ilma et sellest midagi halba juhtuks. Siin külje peal on meil siis, nagu öeldud, mälukaardipesa ja mitte midagi rohkemat, sest mitte midagi rohkemat siia ka ei mahuks. Ja taga on siis särikompensatsiooni nupp,
roheline nupp, mille funktsioon on samuti valitav, infonupp, menüünupp ja kõige klassikalisemalt asetatud nupud säritusrežiimi, valgebalansi, välgu ja isotundlikkuse kontrolliks nooleklahvide all. Kaamera alt leiame me statiivikeerme ja selle väikse kummilapad sealt leiame pesad USB kaabli ja HDMI kaabli jaoks. Objektiivid on Pentax Q bajonetil nummerdatud. Number 1 on komplektis olemas standardobjektiiv. Number 3 on kalasilm. Number 4 on lainurk ja number 5 on teleobjektiiv. Number 2 on ka olemas, mis siin vahel olema peaks. Selleks on zoom-objektiiv, aga see laseb ennast natuke oodata. Kõik need objektiivid on hästi lihtsad, hästi kerged ja ainult ühe liikuva osaga, ehk siis väike käsitsi teravastamise kaarekene. Kalasilm on hetkel ainukene kalasilma objektiiv, mis hübriidkaameratele fotopointist saadaval on. Ja kalasilma objektiiviga saab igavesti vahvaid pilte teha. Teine objektiiv, mis on minu jaoks huvitavam, on teleobjektiiv. Teleobjektiivil on 35 mm süsteemi ümber arvutatud fookuskauguseks 100 mm ja selle 100 mm juures on ta ise täpselt niisama suur, mis on samuti hübriidkaamerate maailmas unikaalne, sellepärast et kui hübriidide mõte on olla väikene, siis peaks olema ka optika väikene, aga teiste hübriidide teleobjektiivid kipuvad enamasti minema päris suureks. Räägiks natukene veel sellest rattast, mis siin esipaneeli on. Selle ratta funktsiooni jaoks on menüüs selline kohakene, kus saab valida, mida need 4 valikut, mis seal ratta peal on, teevad. Esimene variant on nii-öelda eriefektid, näiteks risttöötlus või julge mustvalge või vesivärv, seda sorti eriefektid. Teine variant on nii-öelda loomulikud värvikõverad, aga mis natukene muudavad seda tonaalsust naturaalsuse raadios. Näiteks summutatud värvid, filmilaadsed värvid või siis ka sellised teatud analoogprotsessid nagu risttöötlus. Ja on olemas digitaalsed filtrid, näiteks mänguasjakaamera moodi eriefekt, kõrge kontrast, serva tuudustamine, filter, mis teeb inimesed kõhnemaks, või siis viimase variandina on võimalik pildi külgede suhet selle ratta abil muuta. Ehk siis saate kiirelt valida, kas soovite albumi jaoks pilte teha või televiisori ekraani jaoks või ruudukülgpilte näiteks. Aitab mölast kaameraga pildi tegemiseks ja kaameraga lähme meiega nüüd pilti tegema. Mina olen Anton Lember ja linna peal näete mind selle kaameraga järgmises Point & Wave videos.